Tere taas vaatama keskkonnasaadet Jälg. Ja siia tervituse jätkuks viskan ma õhku kohe küsimuse, et kas te olete vahel mõelnud soetada uue telefoni või arvuti asemel uus kasutatud seadet? On see üldse hea mõte? Sellest me tänases saates räägimegi. Kõigepealt käime aga ära sadamas ja uurime, kui suur võiks olla kruiisiturismi keskkonna jalajälg. Hello, Jens. Hi, Marco. nice to meet you again. Yes, you too, after 5 years. Yeah, looking younger than ever. Do you think so? No, we are not getting younger anymore. Yeah. But this is a brand new ship you've got here. Yeah. How big is it? It's a big lady. We have 316 meters long. We have 113,000 gross tonnage. That's how you measure ships. How long is the whole cruise? It's 10 days. Cruise. 10 days. Yeah. So we start in Rostock, Warnemünde, and it will end up in Warnemünde as well. Jens on küll meie vana tuttav, kuid peamine põhjus, miks me Tallinnat väisanud uhi uut ristluslaeva Mein Schiff 7 külastame, on uurida välja, milline võiks olla kruiisiturismi jalajälg. Mõne aasta tagune rahvusvaheline uuring tõi välja, et globaalse kruiisiturisminduse mõju keskkonnale on ehmatav. Nimelt võib ühe suure kruiisilaeva süsiniku jälg olla suurem kui 12 000 autol kokku. Või et asi veelgi hullem paistaks, on välja arvutatud, et ühe sellise 7-päevase kruiisi jalajälg on ligi 3 korda suurem kui näiteks lendamine ja välismaal viibimine. Siiski peab mainima, et antud uuring kirjeldab pigem olukorda suurtel meredel ja ookeanidel. Läänemere piirkonna ristlejatele on Euroopa Liit kehtestanud karmid keskkonnanõuded, mille täitmiseks pingutavad laevaomanikud tublisti. Öeldakse, et kruiisilaevade 2 kõige suuremat mõjutegurit keskkonnale on kõigepealt kütus, mida laev kasutab, ning teiseks inimtegevus laeval. What is this room called? So here is the garbage room. Garbage room. Yes, it's the place where we collect all the waste from the ship. We crew members, we sort for the guests. And we have sorting tables with different type of waste that we want to recycle. Okay. And here also all the garbage processing equipment, the press, glass crusher, metal can crusher, because on the ship we have limited space, so we need to compact as much as possible until we deliver to the port. So here we feed the cardboard. Okay. And then it compacts it and it brings this briquette. Oh dear. And so high compacted cardboard. Have you measured the whole tonnage of the garbage? So per day this ship generates between 10 to 15 cubic of waste. Some we burn, some it's recyclable waste that we have to land to the port. And we also generate food waste that comes from food preparation, also from the leftovers from the restaurant. And this is roughly 6 cubic meters. It sounds a lot, but it's also mixed with water because we have to make this food waste pulpable, so it's transported through the pipes to be processed on board. And this food waste is actually, on this ship we have new equipment, state-of-the-art to process this food waste. It's thermal treatment, and at the end we get dry food waste, or dry, it's like a fertilizer that we can give it ashore. Kõige suuremaks väljakutseks laevadele on siiski kütus, sest majasuurune alus vajab energiat igal sammul. Läänemerel seilamiseks nõuab Euroopa Liit madalama väävlisisaldusega kütuse kasutamist. Ka turulaevatehases valminud Mein Schiff 7 töötab hetkel keskkonnasõbraliku laevadiisliga, mille väävlisisaldus on kuni 0,1% ning mis veel positiivne, ka tahma eraldub vähem.
Tulevikus on aga laeval võimekus mootorit töös hoida süsinikuvaba metanooliga. And the new ships build, they are more and more efficient. Yeah. We are treating our air emissions. We are also treating wastewater. So all this is controlled and well controlled, I would say. Mida Tallinna sadama jaoks tähendab ühe sellise hulga turistide ja ühe sellise suure kruiisilaeva kai äärde tulek keskkonna vaatevinklist nii-öelda? Need keskkonna niisugused teenused ja prioriteedid, mida meie laevadel väga hindame, on õhusaaste, puhas õhk, puhas Läänemeri ja energiatõhusus ehk siis need jäätmed, mida nad siis ilusti laevad koguvad, sorteerivad. Muide, need laevad, kes sorteerivad, saavad meilt ka soodustust ja need lähevadki, kogutaksegi eraldi ja meie eesmärk on, et nad oleksid suunatud ringmajandusse. Aga näiteks me nägime seal palju täiesti kõlblikke toiduaineid, näiteks mis saab saiadest. Ja ma alustan sellest purgimist kohast, et see on meil tegelikult väga hästi lahendatud Tallinna sadamas. Meil on siinsamas, võib-olla isegi näeme, on võimalik ühendada laeva torustik kaldatorustikuga, nii et see reovesi läheb otse sadamast Tallinna reoveepuhastusjaama. Saiad, kõik toidujäätmed lähevad meil biogaasi tootmisesse, nii et tütarettevõtte Green Marine otsib lahendusi, kuidas nendest saaks ikkagi ka järgmist energiat. Kokku pressitud granuleeritud kartong, mida laeval nägime, läheb Tallinna sadamast edasi ettevõtetele, kes toodavad sellest madalama kvaliteediga paberit. Küll on esialgu veel lahendamata just kruiisilaevadele mõeldud kaldaelektrisüsteem, mis on sadamale kohustuslik rajada aastaks 2030. Aga kruiisilaeva probleem on see, et ta lihtsalt on üks niisugune Paide-suurune linn, mis tarbib nii palju elektrit, et meil lihtsalt ei ole võimsust juba siit linnast pakkuda seda ja otsitakse lahendusi kas vesiniku baasil või võib-olla miks mitte siit merevee baasilt saada. Kuid ega kruiisilaevad tühjalt ringi seila. Iga selline iludus toob Tallinnasse kohale umbes 2–3 tuhat turisti, kes siis terveks päevaks linna peale tuuritama lähevad. Ekskursioon on ekskursioon. Käid ringi, vaatad, aga mis asi on jätkusuutlik? Jätkusuutlik, mis see tähendab? Pigem, et on hästi läbi mõeldud. Kui meil on turistid Eestis, siis see on meie jaoks väga suur võimalus. Kõige parem võimalus, ma ütleks, kuidas Eesti rahva ja riigi maine kujundada välismaailmas. Ja jätkusuutlikkuse kaudu me proovime võimalikult suurelt kasvatada positiivsed mõjud ja vähendada negatiivsed mõjud. Ehk siis hajutame inimesi, vaatame, et kui laev nagu see on üle 12 tunni sadamas, saadame terve päeva gruppe välja tagasi, et ei umistuks kuskilt. Samamoodi vaatame, et nad ei oleks ühes kohas liiga palju. Teistpidi vaatame, et nad tarbiksid mõistlikult meie ressursse. Et oleksid restoranidest, mis kasutavad kohalikku toitu. Siis kui te käite nendega rabas, eks ole, see jätkusuutlikkus, ma kujutan ette ikkagi seisneb vist selles, et sa sinna midagi ei jäta, eks ole? Absoluutselt, me mingit ühekordset nõud ei kasuta enam. Kui on pikem tuur, siis alati on organiseeritud väike ampsu kuskil, aga see on ikka taldrikute ja päris klaasidelt. Vett pakutakse, aga ikka kannuga laua peal. See olematu, see suur fantastiline ujuv maja ei ole, eks ole, ükskõik kui palju pingutaks, et ikkagi erinevad allikad väidavad, et jalajälg, süsiniku jalajälg sellisel alusel on ikkagi päris pirrakas. Oskate seda kuidagi kommenteerida? Me tellisime Eesti Keskkonnauuringute Keskuse käest ühe uuringu siinsamas Vanasadamas ja palusimegi võrrelda, et mis siis toimub, kui kruiisilaev tuleb. Loomulikult tuleb võtta arvesse ka tuule suunda, tuule kiirust. Kui on tuulevaikne, siis on õhusaaste hullem.
ja nad võtsidki kõik need meteoparameetrid ka arvesse ja tegelikult kruiisilaev tulles siia Vanasadamasse ja kumulatiivselt siis nende sõidukitega, me ei saa päris nagu ennast eraldada nende sõidukitega, kes siin Targas sadamas ootavad, ei ületanud mitte kordagi nendel mõõtmisaegadel piirväärtusi. Keskkonnauuringute keskusel on labor Liivalaia tänaval ja me vaatasime, et ka need näitajad on oluliselt kõrgemad ja need piigid ulatuvad päris kõrgele võrrelduna siin Vanasadamaga, kui tuulesuund on näiteks mere poole. Linnarahvale ütleksin, et olge rahulikud. Lõpuks veel korra tagasi kruiisilaeva. Nimelt on laeva kaptenil ammune soov leida omale Eestist naine. In my request, of course, as last time, I provide you again my card, so you can broadcast it in the TV, so that maybe then we have the occasion to find the love of the life, but this time you have to keep it, just show it in the camera. I can say it right now in Estonian actually. Yeah, okay. Minu kõrval seisab Jens Troier, kes on väga suure kruiisilaeva kapten ja väga muhe mees, daamid ja ka tüdrukud, miks mitte kaaluda võimalust tutvuda sellise sarmika härraga. Mina ei tea, kuidas teiega, aga iga kord, kui ma saan kätte mingi uue tehnikavidina, lähen ma päris elevile. Aga tegelikult ei ole mul absoluutselt vahet, kas minu uus vidin on kellegi vana või päriselt uus. Fakt on see, et tehnoloogiaseadmete tootmine tekitab märkimisväärse keskkonna jalajälje ja üks viis seda vähendada on lasta seadmed ringlusse. Siin on kleeps peal, see tuleb esialgu ära sellega ma saan hakkama. Kleepsude ära emaldamine. Pole üldse nii lihtne. Ja, just, et liim jääb järgi kõik. Seda saab ka veel emaldada. Me peame nagu kõik ebavajalikud asjad ära kiskuma. Kellegi jaoks vana tehnikaseade saab uue hingamise Green IT käitlemiskeskuses. Telia Eesti gruppi kuuluvas ettevõttes vaadatakse üle ja tehakse korda palju kasutatud arvuteid ja mobiiltelefone. Seadmed jõuavad töömeeste kätte põhimahus suurtelt ettevõtetelt nii era- kui riigisektorist. Kas see eraklient nagu kallab rohkem kohvi oma seadme peale kui riigisektori töötaja? Ma pigem ütleks, et ma ei tooks siia sisse nagu riigisektorit, et küll aga sektoriti on näha erinevus. On jah? Ja, et mingites sektorites tulevad, ütleme siis, suuremate kahjustutega seadmed tagasi, eks ju. Aga kes need kurjajuured siis on, kes oma tehnikat hästi ei hoia? No ma võib-olla nimeliselt valdkondi nagu välja ei tooks. Ehitussektor? Ei vasta tõele kus juures. Pigem võiks vaadata siin, ütleme siis sinu ametikaaslaste poole. Kuigi skandinaavlased pidavad tehnoloogiaseadmete taaskasutamises meist tublisti eespool olema, on see selgelt tõusev trend ka Eestis. Seda kinnitavad ka Telia uuskasutatud seadmete müüginumbrid ja järjest suurenev valik. Aga jaa, siin nad on, eks enamasti tipptelefonid ikkagi, kui me telefonidest räägime, nii iPhone'i kui Samsungi, siis mõlemad, eks ju, väga levinud brändid ja süleritest siis äriklassi sülearvutid, mis saavad teise, mõnikord isegi kolmanda hingamise siis vastavalt sellele, kui hästi eelmine klient need, eks ju, hoidnud on. Kas oskad öelda ka, kui palju teil neid näiteks, ma ei tea, päeva, nädala või kuu lõikes ostetakse suhestumises uute seadmetega? Ma sellist kindlat protsenti välja ei tooks. Meie, ütleme, selle suvine selline seadmeringluse kampaania on kindlasti väga palju juurde aidanud nii teadlikkusele kui ka müükidele. Meil need müügid igakuiselt suurenevad, aga tõesti me räägime sadadest, kui mitte tuhandetest telefonidest juba. Selge on see, et ka meie tootevalik kindlasti tagab seda edu, et meil on täna kuskil üle 20 erineva telefonimudeli ja 40 suurusjärk siis arvutite mudelit saadaval. Tegelikult mitu aastat tagasi hakkasime vaikselt turgu proovima, ei olnud veel päris valmis, aga viimaste uuringute kohaselt, mis meie oleme teinud, me näeme, et 80% tarbijatest on nõus mingil kujul kasutatud seadme siis ostma. Et see on kindlasti selline selge klientuur inimesi, keda see teema kõnetab, et selline kaks argumenti või põhjust, miks üldse valitakse kasutatud seade, ongi siis ühelt poolt hind või pigem hinna-kvaliteedi suhe on vist õige öelda. Ja teiselt siis just see keskkonnateadlik valik.
et need on need, mis me enda klientide põhjal just näeme ka. No kes see Eesti tüüpiline uuskasutatud seadme klient on? Ma tean, et minul on uuskasutatud läpakad, telefon hetkel ei ole, aga... Ja keskmine klient on selline 30–50 aastat vana. Kriteerium, üks linnuke. Ostab seadme ilmselt pigem kas oma lapsele või näiteks vanemale või siis ka iseendale või ütleme peres siis üleüldiseks kasutamiseks näiteks sülearvuti, eks. Mehed, naised suhteliselt võrdselt. Kasutatud sülearvuteid ostavad isegi veidi vanemad, inimesed rohkem. Ja tegelikult meie klientides kuskil veerand on ka äriklient, nii et ei saa öelda, et ainult eraklienti kõnetav teema. Ringlemas on 3 põhilist hirmu, mille tõttu kaheldakse nutiseadme või arvuti taaskasutamises. Näiteks on mure, kui kaua need vanad akud ikka vastu peavad. Samuti ei olda kindlad seadme väljanägemises ning muidugi andmete teema. Äkki saan telefoni, kus veel eelmise omaniku andmetki sees. Meil on kõik seadmed, sõltumata sellest, kas ta on telefon või on ta arvuti, on ta sülearvuti, tulevad meile tagasi. Esimese asjana me puhastame nad ära. Siin on peal igasuguseid asju, alates kleebistest, lõpetades kätekreemide ja mille kõigega veel. Teeme nad puhtaks, seejärel kustutatakse ära andmed. Ehk et see on nagu kõikidele klientidele hästi oluline, et mis mu andmetest saab, kui ma oma seadme ära annan, eks. Eriti iPhone'ide probleem vist on see, et midagi jääb kustutamata ja siis... Blankoga, kui me saame blanko sinna peale lasta, siis me teeme sellega kõik puhtaks. Kui meil on tulnud seade tagasi kliendi käest ja tal on mingi ekraanilukk on peal, mida me maha ei saa, mingi password on peal, siis seal on nagu reaalselt see seade läheb hävitamisse, ehk et nii-öelda võtame kõvaketta välja, puurime läbi ja on ta füüsiliselt kahjustatud ja kogu lugu enne. Praegu ma võtsin ühe tagastuse, millega ma nüüd hakkan vaikselt tegelema. Siin juhtus olema sees palju telefone, siis ma ühendan nad arvutiga ja seejärel lasen nad andmetest tühjaks. Kui siin veel midagi peal on? Kuidas üldiselt vist inimesed annavad ikkagi nii tühjaks tehtud seadme tagasi, kui nad ise vähegi oskavad teda tühjaks teha? Näiteks ma praegu paningi tähele, et ma panin selle sisse, et see ongi juba factory reseti teinud. Aga tihtipeale, kui sa väga tahad, siis on siit ikka võimalik midagi tagastada ja sellepärast me laseme ka siis ta ikka turvaliselt tühjaks. No telefonid saavad nüüd puhtaks, korda igasugused kasutusjäljed kustutatud, sealhulgas ka andmed, mis nüüd nendega edasi saab? Siit edasi nad liiguvadki siis Eestis näiteks Telia e-poodi ja Telia e-poest on võimalik endale sealt siis see telefon kasutamiseks saatada. See on täpselt tagaruumist just teile. Põhimõtteliselt ma siis saan siit screeni pealt endal nagu välja valida. Vaatame, mis siin konkreetses esinduses on olemas. See on nüüd täitsa müügi eksemplar, mis meil niimoodi lauriiulilt tuli. No ja siis sa saad kohe vaadata, eks ju, kuidas ta sulle meeldib. See on nuga. No. Täiesti imeline. Ma teen nüüd ise. No ikka blink peab olema ikka. Ma teen ta nüüd ise. Ta on nii puhas, et ma teen talle ise jäljed peale. Näed, olengi siin. Ma ei tea, minu telefon küll nii ilus ei ole. Ei ole küll minu ka. Näeb suurepärane välja. Ta on siis kuidagi kontrollitud, mis hüved temaga siis kaasa tulevad, kui ma tostan. Lisaks sellele, et on palju soodsam. Jaa, Teliast ostes me kindlasti, esiteks me anname kaasa 1-aastase garantii ja teiseks on tarbijal alati kus 2 aasta jooksul pretensioon esitada, kui ta ei ole rahul tootega. Et tõesti meie tooted on siis tehniliselt kontrollitud. Need telefonide puhul siis me kontrollime nii selliseid elementaarseid omadusi, aga ka päriselt kontrollime kõnesidet, mikrofoni, kaameraid, kõlareid. Siis teil on siin mingid lustlikud kaaned, ega need ka siin ilma asjata ei ole? Jaa, et see on meie selle suvine siis kampaania koostöös Eesti kunstnikega. See mõte siin taga on võib-olla see, et kui me kanname vintage riideid sellise uhkuse või sellise 2 eurot kaltsukas. Noh, täpselt on ju. Et sa tahad mõnes mõttes näidata lausa välja seda, et see on kuidagi vintage ja tulnud kuskilt majalt. Või uuskasutus. Ja just, et siis me lasime siis Eesti kunstnikel disainida just selle projekti raames siis uuskasutuse seadmeringluse teemast lähtuvalt erilised disainiga kaaned, et nüüd suve jooksul siis kliendid on saanud telefoni ostes selle endaga kaasa ja saavad siis ka näidata, et ta on teinud jätkusuutliku valiku. Desktop power. Kas siia peale võib ka lasta kohe või? No välisele pinnale võib ja
Sten, mis vahenditega seda tööd kodus võiks teha? Kõigil ei ole neid profi asju. Millega ma saan oma läpaka üle käia nii, et ma teda nagu ei kahjusta samal ajal? Pealtpoolt puhastada, ma arvan, et lihtsalt näiteks feeriga või millegi. Niiskelapiga. Niiskelapiga näiteks. Nii, kuule, nagu poleks olnudki. Okei, teeme teiselt poolt siis ka. Võib pöörata. Nii, no siin oli see õudus. Siuke vahend võiks endal kodus ka olemas olla. Nii, ekraan, seesama. Ekraanile võib seda kasutada. Aha. Aknapesu vedelikku. Näiteks. Meil on näiteks väga aktiivsed kliendid on haridusasutused, kes võtavad koolides samale kasutatud arvuteid ja kus õppetööks sul ei ole tegelikkuses vaja sellist arvutusvõimsust, eks ju. Ja see korralik nii-öelda 3-4 aastat kuskil ettevõttes tööl olnud seade on täiesti suurepärane. Enam kui piisav. Enam kui piisav nende jaoks, eks ju, et järgmised mingisugune 2-3, võib-olla isegi 4 aastat seal ära kasutada. Ja siis kõige lõpus on võib-olla rahulikult, eks ju, kodukasutaja, meie enda lapsed, eks ju, kellele seda seadet osta. Tegelikult tuleb tunnistada, et kui ma mõni aasta tagasi teil siit Green IT uksest sisse astusin, siis ka minu ettevõtte ostis siit pärast endale mõned arvutid ja need töötavad siiamaani väga hästi. No, väga tubli selles mõttes ja mina võin öelda, et eelmine aasta mina vahetasin mõlemale enda lapsel telefonid välja, said endale täiesti korralikud garantiiga telefonid Telia esindusest ja uuena ma ei oleks küll olnud nagu nõus nendele nii häid telefone nagu soetama, eks ju. See on ainult loogiline jätk kõigele sellele, mis me teeme, et seadmed muutuvad ajas aina vastupidavamaks. Inimesed pigem võib-olla väsivad nendest moraalselt, mitte nii väga tehniliselt ja nad ei tohiks jääda kuskile lauasahtlisse vedenema. Et tegelikult andes neile uue elu, uue hingamise, seade võib vabalt selline 1-2 kasutusringi veel teha pärast seda, kui ta on ühe tarbija juures näiteks oma elu ja nii-öelda ära elanud. Eks see on nüüd igaühe enda asi lüüa kokku plussid ja miinused. Igatahes on, mille üle järele mõelda. Ringmajanduse jätkusuutlikkus on meil teemaks ka järgmisel korral, nii et nädala aja pärast loodan teid jälle telerite taga näha. Kohtumiseni!